Dubais on kõige tulusam investeerida nendesse projektidesse ja rajoonidesse, mida alles ehitatakse. Ehk kui 5-6 aasta pärast on kogu rajoon valmis, on seal samamoodi hinnad topelt. Ja nagu te näete, see on ainult üks väga väike osa, mis on veel valmis. Seal tuleb neid hooneid veel juurde ja juurde. Ja lähme siis vaatame, kuidas see rajoon hakkab välja nägema ja millised on seal täna investeerimisvõimalused ja pakkumised. Tere sõbrad, tervitused Dubaist. Täna me oleme Nakhili ja Merazi Sales Centeris, et tutvustada teile uusi projekte. Nagu eelmistes vlogides ma olen maininud, siis Dubais on kõige tulusam investeerida nendesse projektidesse ja rajoonidesse, mida alles ehitatakse. Ja selle tõestuseks on olemas sellised rajoonid nagu Dubai Creek Harbor, Dubai Hills, City Walk, Blue Waters, kus ehituse ajal oli hind poole, lause isegi mitu korda soodsam kui praegu. Kuid kui me ostame valmis rajoonidesse, me ostame tavaliselt endale kasutamiseks ja seal on suurem hinnatõus juba ära olnud. Me oleme rääkinud Dubai Islandsist ja Dubai Maritime Cityst, mis on ühed viimased mereäärsed rajoonid Dubais. Kuid meil on olemas veel üks pärl, mille nimi on Dubai Design District. Ja see asub Business Bay, Downtowni ja Dubai Creek Harbori vahel, kus on ka olemas Ras Al Khor. Ja selle rajooni suurim eelis on see nagu Maritime Cities, et asub ainult 10 minuti kaugusel Downtownist ja DIFC-st. Nagu ma olen maininud, siis DIFC-st tuleb laiendus ja DIFC on Dubai International Financial Center ehk nagu New Yorgis Wall Street. Ja lähima 5 aasta jooksul nad loovad sinna kuni 120 000 kvaliteetset töökohta, mis tähendab seda, et nendel inimestel on kõikidel vaja kuskil elada ja need on kõrgemapalgalisemad spetsialistid või ärimehed, kes eelistavad elada eksklusiivsetes piirkondades, kuid mitte liiga kaugel oma töökohast. Ja see ongi ideaalne raadius nagu City Walk või Downtown, kuigi need piirkonnad on juba välja ehitatud ja kallid. Või siis näiteks tulev Maritime City või seesama Dubai Design District. Ja see hakkab koosnema 5 osast. Elukondlik osa, ärihooned, Soho, kus on siis art, muuseumid, moodsad klubid, avalikud alad koos parkidega ja muidugi ka retail area. Ja sinna ei tule suuri kaubanduskeskused, seal tulevad pigem butiigid nagu City Walkis. Ja lähme siis vaatame, kuidas see rajoon hakkab välja nägema ja millised on seal täna investeerimisvõimalused ja pakkumised. Ja see on siis Dubai Design Districti makett. Meil on siis esimesel liinil promenaadi Dubai Skyline'i ja kanalivaatega on kortermajad, millest on täna launchitud ehk müügis Design Districti maja, Atelis, Editi 2 maja ning Select Groupi majad. Ning tagapool hakkavad meil asuma ärihooned, ka osad elukondlikud hooned, loomulikult Art District ja kõik see juhtub 5-7 aasta jooksul. Ehk see rajoon ei ole nagu Bitcoin, see ei ole kiireks flipimiseks, et me täna ostame, homme müüme. See on pikaajalisele investorile, kes soovib saada head hinnakasvu, aga samas tal ei ole kuskile kiiret. Et siia on hea investeerida vähemalt 3, 4, 5 aastase perspektiiviga. Ja kui me räägime majadest, siis loomulikult kõige magusamad majad ja kõige magusamad korterid on need, mis on esimesel liinil kanali ja linnavaatega. Siia tuleb promenaad, kohvikud, poed, restoranid, millest me oleme eelnevalt rääkinud, et see tuleb täismõõduline elu ja ärirajoon, mis hakkab toimuma sümbioosis. Ja kui me räägime siis keskmistest hindadest, siis one bedroom ehk 2-toalise korteri hind algab 2,1–2,2 miljonist dirhamist, mis on siis umbes 550 000 eurot. Two bedroom ehk 3-toalised korterid algavad väiksemad 3 miljonist dirhamist, mis on umbes 650 000 eurot ja suuremad, mis on kanalivaatega umbes 4,2 miljonist dirhamist, mis on umbes 900 000 eurot. On olemas ka 4-toalised, 5-toalised korterid ja penthouse'id. Praegu on olemas valik näiteks siin viimaseid kortereid. Kindlasti need maju tuleb juurde, kuid seoses üleüldise kütuse materjalide hinna tõusuga iga uus etapp
tuleb kallim, sest ühelgi arendajal ei ole mõtet müüa midagi oma hinnaga või kahjumiga, et pigem neil on mõistlikum müüa kas või kauem, aga müüa sellise kasumiga, nagu nemad on arvestanud. Mis on ka hea, sest kui uus maja tuleb kallim kui eelmine juba 10-15% hinnatõusu tõttu, materjalide hinnatõusu tõttu, siis eelmise maja ostjad jälle teenivad raha. Mis on siis makseplaanist ja valmimisest? Esimesed majad valmivad 2029 ja makseplaan on Merasi majadel 70-30, sest see on riigi arendaja. Eks 20% on sissemaks, 50% ehitusel ja 30% kättesaamisel. Näiteks Artistry Select Grupi majades on payment plan 50-50, 20% sissemaks, 30% ehitusel ja 30% kättesaamisel. Kui me näiteks toome võrdluseks Merasi rajooni City Walk, kus on Coca-Cola Plaza Arena, mis on downtowni vastas, siis siin müüdi esimesi etappe mitu aastat tagasi, näiteks one bedroom korterit alates 1,3-1,4 miljonist dirhamist, mis oli umbes 350 000 eurot. Täna 5-6 aastat hiljem on siin hind topelt, sellepärast et see rajoon on peaaegu valmis. Tõenäoliselt juhtub ka sama saatus Dubai Design Districtiga. Ehk kui 5-6 aasta pärast on kogu rajoon valmis, on seal samamoodi hinnad topelt. Sest Dubais ei ole jäänud palju eksklusiivseid maatükke, kuhu saab ehitada selliseid rajoone, eriti vee ääres. Ja nüüd me jõuame Select Grupi. Nemad siis ehitavad Artistry maju, 2 hoonet, 3. tuleb müüki aasta lõpus ja vaatame, mis neil pakkuda on. Me oleme siis praegu Select Grupis. Näiteks meil on siin üks nende legendaarne projekt Business Base Peninsula, mis siis koosneb mitmes kõrghoones. Siin samas asub ka Select Grupi peakontor ning loomulikult siin on ka Jumeirah Living lipulaevamaja. Ja mis Select Grupi fenomen on see, et nad on Inglise arendaja ja nad ei ole massmarket. Ehk nad võib-olla lansseerivad 1, maksimum 2 projekti aastas, ehk nad müüvad vähe, ehitavad vähe ja kõik inimesed, kes on neilt ostnud, on saanud väga hea hinnakasvu ehk oma kapitali tootluse ja kõik tuttavad, kes näiteks elavad Select Grupi majades, on selle kvaliteediga mega rahul. Näiteks paljud, kes elavad Dubais või on Dubais käinud, on märganud neid 3 eksklusiivset torni Dubai Marinas, mis on ühed ilusamad majad, minu hinnangul Dubai Marinas ja neid on ehitanud ka Select Group. Ja nüüd me oleme interaktiivse kaardi juures, et näidata siis Artistry projekti. See on siis sama Dubai Design District, mida me Merasi kontoris nägime maketi peal, kuid siin on ta tehtud interaktiivseks. Ja kui me räägime majast, siis te näete, et ta asub tsentraalses asukohas, ta asub nii-öelda selle promenaadi keskel, ehk tal tulevad ühed parimad Burj Khalifa ja downtowni vaated. Maja on siis 36 ja 37 korrust, 2 hoonet ja loomulikult hind sõltub sellest, et kuhu ta vaatab. Kas ta vaatab tahapoole, seal on soodsamad korterid, kui korterid vaatavad Burj Khalifa ja downtowni poole, need on kallimad. Hinnad on enam-vähem samad kui Merasil, valmis saavad 2029 ja makseplaan on 50-50 ehk 20% sissemaks, 30% ehitusel ja 50% kättesaamisel. Korterite hinnad on alates 2,3 miljonist dirhamist, mis on arvestades antud asukohta, rajooni perspektiivi ja kvaliteeti Dubai kohta ikka väga hea hind. Ja kui me näiteks lähme korteritesse, siis siin me saame valida endale meelepärase korteri. Näiteks zoomime sisse, ma lihtsalt teile näitan. Ja näiteks võtame sellise korteri, mis on siis 3 magamistoaga, see on teile lihtsalt näide, näete, maksab 6,4 miljonit dirhamit ja siin me saame isegi interaktiivsel kaardil näha, milline on selle korteri reaalne vaade nii päeval kui ka õhtu valguses. Ja nii me saame vaadata iga korteri pealt, et näiteks kui teil on huvi, te ei saa Dubaisse tulla, me saame alati teha videokõne, et juba näete, et milline teie korter on ja kuidas ta hakkab majas asetsema nii vaadete kui ka asukoha suhtes. Ja kui me räägime maja lisades, siis ühegi Euroopa riigiga Eestist rääkimata me midagi võrrelda ei saa, sest siin majas on 5 tärni hotelli lisad, siin on mitu basseini, sees väljas, siin on spa, jõusaal, lastemäng
jooginguväljakud, vaba veetmisvõimalused, coworking alad. Ehk te ei osta ainult korterit, te saate kaasa sisuliselt endale kõik 5 tärni hotelli mugavused, mida hindavad nii ka teie pere, teie tulevane ostja ja üürnik. Punased on müüdud korterid ja sinised on veel vabad. Et kuna pakkumised muutuvad iga päevaga, midagi broneeritakse ära või võib-olla midagi vabaneb broneeringust, siis konkreetsete pakkumiste saamiseks võtke ühendust ja ma saadan teile konkreetsed pakkumised, mis on aktuaalsed tänase päeva seisuga. Ja nagu te näete, see on ainult üks väga väike osa, mis on veel valmis. Ja tuleb neid hooneid veel juurde. Ja mis on kõige tähtsam see, et kõik inimesed, kellel on siin ärid või hakkavad siin töötama, nad tahavad elada siin kõrval, et nad ei pea võib-olla ostma teist autot perre, nad ei pea kaua sõitma tööle. Ja samas siin on käe-jala ulatuses kõik poed, kohvikud ja need ei ole hiiglaslikud kõrghooned ja moolid, need ongi butiigi stiilis asjad. Ja mis on kõige olulisem see, et sa sõidad siit downtowni või business base'e reaalselt 10 minutit. Ja siin promenaadi ääres ehitatakse siis üksteise järel maju, millel hakkab olema siis unustamatu downtowni, Ras Al Khaimah ja DIFC vaade. Ja nagu ma rääkisin, see ongi väga oluline, et downtown ja DIFC on nii lähedal, et ka inimesed, kes seal töötavad, hakkavad vaata oma elamispinda tõenäoliselt siin või Maritime City's, mis on 10-15 minuti kaugusel. Sõbrad, tänud vaatamise eest, et leidsite aja, kui teile pakub see piirkond huvi. Võtke ühendust, räägime lähemalt, küsige küsimusi.